Kui hing küpseb, hakkab elu vastama. See hingetaru tuli täna laiendatud kujul, sest hing tahtis rääkida rohkem kui tavaliselt. Siin on protsess, mitte hetkeline vastus. See sõnum räägib kasvust, õiglusest, viljade kandmisest ja sügavast sisemisest rõõmust. Esimene kaart, kristallide ehk müntide 8. Pühendumus, progress. See kaart näitab, et oled olnud järjekindel, ka siis, kui keegi ei näinud. Mitte kiire edu, vaid vaikne, sügav töö. Hing ütleb, midagi pole olnud asjata. Ka siis, kui tundus, et areng on aeglane, toimus see sügaval tasandil. Sa oled õppinud kannatlikkust ja enda usaldamist. Justice, tõde, selgus. Siin tuleb tasakaal. Miski loksub nüüd paika, mitte jõuga, vaid aususe kaudu. See kaart ütleb, et tõde hakkab sind vabastama, mitte karistama. Otsused, mis nüüd tulevad, on õiged sinu hinge jaoks, isegi kui mõistus oleks varem valinud teisiti. 3. kaart, The Empress, keisrinna, kõik see ilu ja küllus. See on väga hoidev ja soe kaart, see räägib loovusest, elujõust ja armastusest elu vastu. Sa oled jõudmas faasi, kus sa ei pea enam tõestama, vaid võid lihtsalt olla. Lubatud on nautimine, pehmus ja vastuvõtmine. Hing ütleb, nüüd saab ka kergemalt. 4. kaart, karpide ehk karikate 6, tunded ja rõõm. See on mitte lärmakas, vaid vaikne sisemine rahulolu. See on see tunne, et sa oled õigel teel ja saad lõpuks ka ise sellest aru. Südame tasandil tekib rahu. Jah, see oligi see, kuhu ma pidin jõudma. Kokkuvõtteks. Hingetaru ütleb meile täna selgelt. Sa oled jõudnud küpsemise faasi ja viljade kandmise algusesse. Kannatlikkus, ausus ja südame avatus loovad nüüd midagi kestvat. Ära kiirusta. Elu juba tuleb sulle vastu.